Tere! Mina olen Heli Künnapas, käes on taas teisipäev ja sina oled järelikult kaasa tulnud elama minu rahaseiklustele. Ehk siis jätkuvalt on käimas või alles hoogu saamas minu isiklik väljakutse, mille käigus ma siis plaanin koguda 30 000 eurot selle aasta augusti lõpuks. Ja seda teha siis lisasissetulekute või põhisissetuleku suurendamisega. Täna oleme jõudnud minu lattu. See on siis helikirjastuse ladu. Ja selle väljakutse raames ma siis esimeses osas rääkisin sellest, et miks mul üldse selline eesmärk on ja mis on nagu selle põhjus. Teisel kohtumisel rääkisin sellest, kuidas lisasissetulekuid leida selle arvelt, et mida ma oskan ja milline on mu haridus, millised on teadmised. Ma püüan neid videosid teha siis selliselt, et käin läbi nagu enda sammud, aga et ka sinu jaoks oleks siin midagi sellist, mida sa saaksid enda elus rakendada ja korrata. Nii et ma loodan, et peale eelmist video käisid sa läbi ka enda oskused, teadmised, tegid tabeli selle kohta ja mõtlesid, kuidas seda siis rahaks teha. Mina enda nende lisasissetulekutega tegelesin. Aga ma mõtlesin välja, et nagu ma eelmine kord rääkisin, mul on väga keeruline teha rahalist kokkuvõtet niiviisi nädala kaupa, kuna tihti näiteks artiklite eest tasustamine käib hoopis suht pika intervalliga. Nii et ma mõtlesin teha nii, et raha kokkuvõtte ma teen näiteks kuu lõpus. Et siis ma nagu tean juba täpsemalt, mis on see rahaline tulemus. Aga minu jaoks oli igatahes väga motiveeriv küll, et kuna ma lubasin, et 5 teemaga tegeleda, siis nende 5 teemaga ma tegelesin ja tulemused on teised kui sel ajal, kui ma nagu ei mõtle selle peale, et ma peaks mingit tegevust lisaks tegema. Aga täna meie siis nagu teine nädal tegevuste, teine nädalaga kolmas kohtumine. Tänane teema on põhisissetuleku suurendamine. Ehk et põhisissetulek, kui sa käid palgatööl, siis sul on lihtne. Põhisissetulek on see, mis sa saad palga igakuiselt või nädala, kuidas makstakse selle töö eest, mida sa igapäevaselt teed. Minu puhul on selles mõttes natuke keerusem, et kirjastuse tulu on iga kuu erinev. Nii et tegelikult ma umbes tean, mis on see selline keskmine summa, millega ma arvestan ja millest siis seda suurendamist ma nagu arvestan. Aga fakt on see, et põhisissetuleku suurendamist saan mina nagu samamoodi ikkagi teha ja arvestada. Kui ma räägin nüüd põhisissetulekust, siis mida ma mõtlen? Minu jaoks ongi siis raamatute müük ja lugejatega kohtumised. Raamatute müük jaguneb siis veel füüsilised raamatud, ehk need, mis siin siis nagu näha on, ja e-raamatud. Need füüsilised raamatud on siis müügil Apollo ja Rahvaraamatupoodides ja ka helikirjastuse kodulehel. Ning samuti siis saab osta otse minu käest aeg-ajalt raamatuid. Ehk siis need on nagu need kanalid, mille kaudu siis minu jaoks tegevused liiguvad. Ja lugejatega kohtumised, kuna ma olen kirjutanud väga erinevatele vanusegruppidele raamatuid, siis mina olen käinud lugejatega kohtumas nii lasteaias, koolides, igas vanuserühmas kui ka täiskasvanutega. Kui mõelda, mis nagu minu enda jaoks kõige meeldivam on, siis kindlasti täiskasvanutega on kõige lihtsam kohtuda ja koolilastega on samas väga põnev, täiskasvanutega ka, aga koolilastega on selline, sa näed nagu seda sellist tulemust natuke teistmoodi, et ütleme see, et see mõjutatavuse või mõjutamise võimalus on suurem kui võib-olla mõnes teises vanusegrupis. Lasteaialastega neile räägin tõesti sellest, kuidas raamatud sünnivad, näitan algusest saadik, et näete, siin on käsikiri paberil, siin on joonistatud, illustreerija joonistatud pildid ja siis, et lõpuks tuleb neist siis raamat. Ja see on nagu laste jaoks alati hästi põnev. Et need on need siis, mida ma teen. Nii, kui me räägime põhisissetuleku suurendamisest, siis on tavaliselt sellised 2 teemat, mis vähemalt minul kohe meelde tulid, et kuidas seda teha. Esimene on siis see, et sa pead tõstma väärtust, mida sa teistele pakud. Ja teiseks on teavitamine. Väärtuse puhul on see, et kui ma räägin nagu enda teemal jälle, siis põhimõtteliselt ma saaksin teha mingeid erinevaid pakkumisi, selliseid, kus nagu siis panna kokku mingid asjad omavahel, mille üks lisab siis väärtust teisele tootele näiteks. Mul on näiteks siin
on selline Karupoeg Lukase täheraamat, et mis on selline lastele tähtede õppimiseks ja samas need ei ole kõige lihtsamad lood ja lihtsamad sõnavarad, aga samas on see trükitähtedega ja väikestele lastele lõpu- ja algklasside lastele loetavad. Ja näiteks sellega koos ma saaksin kas pakkuda juurde või siis teha mingi ühispakkumise näiteks tähevihikuga. Et tähevihik on siis sarnasel põhimõttel üles ehitatud ja siin on siis nagu saavad lapsed tähti kirjutada. Või selle juurde on olemas ka näiteks selline tähestik veel, A4 ja A3 mõlemad variandid. Et ma saan midagi sellist välja mõelda ja kombineerida. Või siis mul on näiteks siin selja taga sari Mõni õhtu romantikat, siis ma saan teha näiteks selliseid komplekte, et panna komplektina kõik kokku ja siis näiteks soodushinnaga kuidagi seda pakkuda. Nii et ostja jaoks, lugeja jaoks olekski see, et ta saab korraga selle komplekti ja samas võib-olla soodsama hinnaga. Siis on olemas näiteks noorte raamatute sari, samamoodi, et ma saaks võib-olla tehagi komplektina müüa seda ja mõelda kuidagi midagi veel. Ehk siis minu jaoks ongi sel nädalal nüüd mõtlemiskoht, et mis on see, mida ma saan pakkuda, kuidas ma saan väärtust pakkuda rohkem oma klientidele. Samas, kui sina mõtled enda väärtuse pakkumisele, siis hakkabki pihta see sellest, et mida sa teed üldse igapäevaselt. Mõtle läbi, mis on see, mida sa pakud sellele firmale, kus sa töötad, nendele klientidele, kes sul on ja hakatagi sealt arutama, et aga mida neil veel vaja oleks ja mida mul veel neile pakkuda on. Et see väärtuse pakkumine tuleneb täpselt sellest, et mida sa teed ja mida vajavad need inimesed, kes kasutavad seda, mida sa pakud. Teine teema, mis ma enne juba mainisin, on teavitamine. Ehk et sa võid teha väga head tööd, sul võivad olla väga head tooted, teenused, aga kui mitte keegi neist midagi ei tea, siis ei ole kasu, et sul nad olemas on. Ja kui see on sinu põhisissetulek, siis millest keegi midagi ei tea, siis ilmselgelt see sissetulek on kas väike või siis olematu. Ja minu puhul tähendabki see seda, et ka nendest samadest raamatutest, vihikutest, kõik mis mul siin on laos, et nende teemal ma pean nagu siis rohkem teavitama inimesi ja just püüdma leida õiged kliendid, kelleni jõuda nagu selle teavitustööga. Kirjanikuna olen ma teinud läbi selle, mida vist ilmselt paljud kirjanikud on läbi teinud, seesama tunnetuskohta, et kuidas ma lähen enda raamatut soovitama. Kuidas ma ütlen, et kuulge, ma kirjutasin hea raamatu ja et äkki te loete või veel hullem, et äkki te ostate mu raamatut. See oli ikka päris mitu raamatut ja mul oli päris mitu raamatut ilmunud, enne kui ma aru sain, et kui ma kirjutan väga hea teose, millest keegi mitte midagi ei tea, siis ei ole vahet, et ma selle väga hea teose kirjutasin. See on raisatud aeg, sest mitte keegi ei saa seda lugeda, kui nad ei tea, et see olemas on. Enne esimese raamatu ilmumist ma olin nii kindel, et kui esimene raamat jõuab lettidele, siis kogu Eestimaa teab, et Heli Künnapas kirjutas raamatu, tal ilmus see raamat. Ja nüüd on mul 30 raamatut ilmunud ja tänasel päeval ma üldse ei üllatu, kui ma saan kokku inimestega, kes küsivad, kes sina oled või mis raamatu sa kirjutanud oled. Ja isegi need, kes mind nagu tunnevad, isegi selliste, kellega ma igapäevaselt ei suhtle, aga kes teavad, et ma olemas olen ja siis nad nagu üllatuvad, et mis mõttes, sa kirjutad raamatuid. Ja tänasel päeval ma tean, et see nagu on täiesti normaalne ja nagu see mõistmistasand on läinud hoopis teisele tasandile siis. Ja sellepärast ma julgustan ka, et isegi kui sa veel arvad, et sa ei ole nagu päris ideaalne, pole täitsa valmis, siis oluline on rääkida seda, mida sa teed. Sa kunagi ei tea, kust tulevad need inimesed, keda see teema huvitab või kelle jaoks on see väga väärtuslik, mida sa pakud. Nagu minu raamatutega on inimesi, kes loomulikult ütlevad, et kuule, mul üldse see ei meeldi, on. Ja samas, kelle jaoks ma neid kirjutan? Nende inimeste jaoks, kes tulevad ja ütlevad, et Heli, see raamat muutis mu elu. Ja seda on juhtunud väga-väga palju kordi erinevate minu raamatutega. Mis ei tähenda seda, et need raamatud sobiksid kõigile, aga see ongi see, et minu toodete jaoks, minu tegevuste jaoks on kusagil keegi, kellele need sobivad, kelle jaoks need on ülimalt olulised. Sinu tegemistega on täpselt samamoodi. Ja kui need inimesed, kes vajavad seda, mis sul pakkuda on kuskil kaugel või kusagil nii, et nad ei tea sellest, siis ongi tulemus see, et on kusagil inimesed, kellel pole seda, mida nad tahaksid, ja oled kusagil sina, kellel on pakkuda seda, mida need teised inimesed vajaksid. Aga sa ei saa pakkuda, sest pole kellegile pakkuda. Nii et see ongi see koht, kus siis nagu teavitamine on tähtis ja sellega tegelemine. Nii,
et minu enda jaoks siis ongi nüüd sel nädalal järgmine ülesanne ehk suurendada põhisissetulekut. Ma olen juba teinud sel teemal tegelikult ühe asja vähemalt. Eelmisel nädalal ma panin enda Facebooki gruppi Heli Künnapase looming, panin sinna üles teate, et mind saab kutsuda kohtuma koolidesse, raamatukogudesse, lasteaedadesse. Et ja ma saan tihtilugu jätkuvalt niiviisi otse ka kutseid, sest on mitmed kohad, kus ma olen juba käinud ja kes kutsuvad tagasi või siis kes on jaganud omavahel kontakte. Nii et näiteks märtsikuus, kui on emakeelenädal, siis see on juba päris niiviisi korralikult täis broneeritud praegu juba. Praegusel ajal jah, nende kohtumistega on keeruline, kuna kunagi ei tea, et mis reeglid sel hetkel on, et kui planeerime märtsisse, aga me ei tea tegelikult ju, et kas need kohtumised toimuvad või mitte. Aga plaane tuleb ikka teha. Ja nii ongi, et see on see, mis ma siis teinud olen, et selle kuulutuse ma üles panin. Nii et ka kes ei tea ja ei julge pöörduda, need siis teavad ja julgevad pöörduda. Nii, aga siis minu eesmärk on nüüd võtta veel nagu korrata või jätkata nende 5 lisategevusega, mida ma alustasin eelmisel nädalal. Ehk et need, mis ma leidsin eelmine nädal, et tegin nimekirja asjadest, mida ma võiksin teha, siis need 5 ma teen ka ära sel nädalal. Ja nüüd lisaks tuleb mul teha sellest põhisissetuleku suurendamiseks ka 5 tegevust. Ma siin täna olen väga ummääraselt mõelnud, mis need võiks olla, sest ma veel ju ei tea. Ma ei ole enda jaoks veel neid läbi mõelnud, sest selle nädala ülesanne ongi neid mõtlema hakata. Ja aitäh, et sa kaasa oled, aitäh, et sa siin oled ja ma väga loodan, et sa said siit mõne mõtte, mida ka enda elus rakendada. Ja kohtume järgmisel teisipäeval.